et üldiselt oli tegelikult väga huvitav tükk. Kõige kohaselt, peamiselt seda, et kui kaasa käib, see on eriti tänapäeval, kuigi originaal põhineb sündmusele, mis toimus varsti 100 aastat tagasi. Lisaks sellele kõigele aitas ka tugevalt kaasa antud lavakujundus, et igat seda lugu ümbritseb siis nii-öelda must kast. Iseenesest see näeb ka äge välja, see tekitab sellise huvitava seose sellega, kuidas sina kui inimene tegelikult vaatad seda näidendit, et sa ei ole ots mõttes nagu seal kohal, see kõik, mis see toimub, oleks nagu telekaekraanist mõnes mõttes. Nii et kindlasti midagi ebatavapärast ja midagi, mis nii-öelda teeb selle meelde jäävaks. Tähtis on ka see, et kõik nii-öelda näitlejad või rollid, kes olid, nendele sai ikkagi nii-öelda kaasa tunda ja ütleme nii siis mõista nende perspektiivi antud sündmustest ja nende hirmudest ja nende valikutest, mida nad pidid tegema. Nii et üldiselt öeldes see on väga perspektiivne näidend. Sa võid minna sinna ühe kindla mõttega ja võib-olla see mõte viib sind lõpuni välja, aga kui sa vaatad seda avatud silmaringiga, siis ma eeldan, et sa saaksid sellest väga mitu erinevat lugu tegelikult kokku panna enda peas. Kui nüüd vaatame selle peale, et kuidas see näidend lõppes, siis natukene on raske öelda, sest tegelikult seda peab vaatama, kuidas iga omaette lugu lõppes. Jättis väga palju mõtlemisruumi, on vist kõige õigem koht, kust alustada. Kuigi ei olnud midagi kindlat ja mõnes mõttes see tegelikult ka tekitab huvi, sest nagu ka meie praegu, me ei tea, mis juhtub hiljem. Me võime loota parimat, kuid ajalugu ka näitab, et võib juhtuda ka kõige halvemat.